meil on asjad väga teistpidi, et kui muidu olen mina see impulsiivne inimene, võib-olla natukene rohkem ja Hans on see rahulik, siis meil on nagu täiega ümber vahetunud kõik see värk. Ma olen umbes 10 korda lubanud Brendale meil külalisi välja visata pulmast juba. Jah, miks sa üldse kutsud neid siis? Keegi toob valge kleidiga, viskan välja, keegi teeb seda, viskan välja, keegi teeb toda, viskan välja. Keegi kutsub mingeid inimesi sinna, viskan välja. Ma äkki nagu kõigepealt nagu ütleks, et noh, kui me muidu ei tülitse ja muidu mingeid asju ei ole, siis pulmateemad nagu mingite asjadega ajavad ikka ilgelt nagu kettasse. Ja et ma räägin selle ära. Sa räägid juba valesti. Sellel võiks olla. Ma ei mäleta järjekorda. Sorry, ma ei mäleta järjekorda. Meil on autos see pardakaamera. Peaks välja võtame välja, vaatame, kuidas see vaidlus päriselt oli. Tere tulemast kuulama ja vaatame Miks mitte podcasti järjekordset episoodi ja kui vaatate, siis juba näete, aga kes kuulab, siis tere tulemast tagasi, võib öelda meie vanasse stuudiosse. Vahepeal olime veiniriiuli ees, nüüd tulime tagasi oma podcasti nurka, mis meie plaan oligi, kui me siia kolisime. Ja nüüd see lõpuks hakkab võtma ilmet. Ja. Ma ei tea, kas me saame öelda vanasse stuudiosse, sest see nagu koht pidi olema alati podcasti koht, aga me kunagi ei jõudnud selleni, sest oli vaja kolida kõigepealt kõik muu valmis teha ja siis teeme selle podcasti nurga, siis me kolisime Soulehega ja siis tundub, et me ainult kolime. Tundub, et nagu sellest hetkest saati, kui me viimane kord tulime tagasi Austraaliasse, mis oli 2025 aasta august, sellest hetkest saati me ainult kolime. Jah, siuke tunne on jah. Reaalselt. Ja neid asju on nagu hirmus palju, arvestades, et meil on Soulehe, siis nagu see kolimine ei ole nagu väga lihtne olnud. Ja noh, Austraalias siis, kes ei tea, kui sa üürid maja, siis enamasti on see karp, mis tähendab, et kõik, mis meil siin on, kuulub meile, et me ei ole üürinud maja, kus kohas on mööbel sees, mis tähendab, et iga mööblitükk, mis on, tuleb vedada järgmisesse majja kaasa. Just, nii on. Nii et jah, ühesõnaga, et see vana stuudio nagu, et see koht oli alles, aga siin kunagi ei olnud stuudiot selles mõttes. Enne oli see, ütleme, üpris kriminaalne oli siin nurgas see asi. Kindlasti ei ole see selle nii-öelda viimne versioon. Valgusega peab mängima võib-olla. Tahame veel valgusega mängida, aga ta on parem sellest, mis meil kunagi on olnud. Ja nüüd me oleme katsetanud. Me alustasime kontoritoolidel, siis me olime diivani peal, siis me olime toolide peal laua taga, siis olime köögilaua taga toolide taga. No me olime vahepeal nagu terrassitoolide peal. Ja vahepeal terrassitoolide peal, siis sina kolisid kotttooli, mina olin laua taga ja nüüd olen mõlemad põrandal kotttoolis. Ja mina olen alati öelnud, et me võiks teha seda kotttoolis, Hans on alati vastu sellel olnud. Jah. Aga kuna minu kotttooli kaader sai palju komplimenti, siis on see, no olgu, proovime, siis teeme siis kottoolis. Ja nüüd me oleme siin kottoolis, nii et andke teada, kuidas teile meeldib ja ei, tore, sest et ühelt poolt on nagu, et miks see, eriti kui me nüüd see nädal saime selle kõigega valmis, miks see võttis 2 aastat aega, kohe tuleb reaalselt, kui see episood välja tuleb, siis mingi nädala aja pärast on miks mitte teine sünnipäev. Aga ma ei tea, kogu aeg on midagi uut ja huvitavat teha. Ma räägin, et meil oli kolimine, Soulehe asjad, miljon muud asja, et siis nagu see ei ole prioriteet, see ei ole olnud prioriteet. Ma ei tea, miks see siis nüüd järsku, oligi see, et mina ju ei saanud tooli peal istuda, ehk siis ma pidin istuma kotttoolis. Ja oli see, et okei, et meil on vaja üks kotttooli juurde osta, et lihtsalt see kaader siia teha, aga siis oli see, et sein oli nii kole, me nägime nagu surnud välja, ärge neid eelmise episoode vaadake põhimõtteliselt mitte kunagi, et oleks maha võtta, et nagu valgus oli paigast ära, ma nägin välja nagu 50-aastane ja okei, mitte seda tegelikult, aga no eks ta ilus ta ei olnud. Valgus oli kefa, ma ei tea, kas ta praegu parim on, aga jah, no parem on ta kõvasti, ma arvan, meil on siin veel mängida erinevate detailidega, erinevate valgustustega, aga kuidagi tore. Ja mulle nagu meeldib, et alati, kui me mingid sükst asju teeme, siis nagu meil on kodus need asjad olemas. Et oleks võinud nagu ammu teha. Just. Et lihtsalt tegelikult see riiul siin taga käib püsti. Ja see on nagu tegelikult Soulehe kontorist riiul ja me mingi toome siia, paneme pikali. Peab ütlema, et see laud, mida põhimõtteliselt
see kotttool, mille peal ei, sina istud uue kotttooli peal, mina istun vana tooli peal vist. See kotttool ja see laud on miks mitte esimesed investeeringud peale mikrofonide 2 aastat tagasi. On või? No On jah? põhimõtteliselt on ju, me ei ole midagi ostnud. Ja nüüd üks tuli on seal ka juures. Kõik teised Ringlet. asjad, kõik sisekujunduselemendid olid meil kodus olemas. Jaa. Need lihtsalt tuli siia panna. Nüüd me oma 2 ilusat palmikest, taimekest oleme ära võtnud, nii et ülejäänud maja on veits tühi, nii et sinna tuleb No tegelikult ei ole, aga no see mitte palm tühi, tuleb aga- siit niikuinii minema, ta ei taha päikse käes niimoodi olla, nii et Nii see et tuleb siia- niikuinii midagi muud. see tuleb midagi muud. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda. Veider, et sa oled nii lähedal mulle. Ma nüüd harjunud, ma umbes mingi 6 aega tein niimoodi podcast'i, et sa Kaugel, oled jah. kaugel must. Jah, Ma saan katsuda. saad jah. Jah, nii et ei lahe. Mina olen, me oleme põhimõtteliselt, täna on neljapäev, me oleme esmaspäevast saadik podcast'i salvestanud, nii öelda, et Hakkame salvestama. et paneme asjad valmis ja siis salvestame ka episoodi, on ju. Ja täna on neljapäev, täna siis lõpuks neljapäev õhtul kell 8 jõudsime siis podcast'i salvestuseni lõpuks. Mhm. Et tegelikult meil isegi see nädal ei olnud plaanis seda teha. Ma ei tea, kuidas see juhtus. Üks õhtu oli, et No niimoodi proovime nagu siis. meil asjad juhtuvad. Jah. Nii see juhtuski tavaliselt. Et Ja siis me panime- tuleb teha ja siis üks hetk, kui me tegema hakkame, siis see tuleb praegu kohe täna valmis saada. Just. Ja enne mitte midagi muud ei juhtu, kui see saab valmis nüüd. Põhimõtteliselt. Andke teada, kuidas teile meeldib. Minule väga meeldib, ma kohe tunnen, et kuidagi on nagu mõnus vibe. Mina tahtsin rääkida, et tundub, et 2 viimast episoodi on läinud väga hästi. Mitte ei tundu, Jaa. vaid see on fakt selles mõttes. Üle pika aja 2 järjestikku episoodi, mis on läinud meil ülihästi ja me oleme saanud väga palju tagasisidet just sellest, et meeldib, et me räägime mingeid asju lihtsalt Elust ja süvitsi ja arutleme. Hästi keeruline on seda teha, lihtsalt kuskilt õhust võtta mingit teemat ja hakata arutlema. Ehk siis me saame teha seda oma formaati, on ju, mis me teeme, kus me reageerime inimeste nendele, siis saatke meile küsimusi, saatke meile teemasid, millest me saaksime rääkida. Ja pulmad. Ma tahtsin rääkida pulmadest ja Soulehe on 2 väga suurt teemat, millega inimesed on, et rääkige veel, nad tahavad kuulda sellest rohkem. On järgmine episood tulemas, Soulehe episood. Ja me räägime täna ka Soulehes natukene, mis toimub, kui keegi on meil Instagramis või TikTokis jälginud, nad on näinud, et me pakkisime oma poe kokku. Eile oli pood ametlikult viimast päeva lahti. Just. Täna juba üks inimene kirjutas hommikul, et kas ta saaks tulla vaatama ja nii edasi, tahtis mingi tehet osta. Aga me olime üldse täna vagas, nii et ühesõnaga, inimesed on paanikas, sest pood on kinni ja nad ei jõudnud oma osta teha enne seda. Ja me räägime natuke sellest ja ma tahtsin öelda, et me räägime pulmadest, mis on teine väga-väga suur teema. Ja üks asi, mis ma mõtlesin, miks võib-olla need 2 episoodi ka siuksed olid, et need olid kuidagi teemad, kus me mõlemad mingid asjadega läksime hästi põlema, ehk siis emotsioon. Ja mis ma siis mõtlesin, ongi see, et me võiksime, et me räägimegi võib-olla rohkem neid nii-öelda päevakajalisi teemasid, mis meie elus hetkel toimub, et võib-olla neid Austraalia ja neid nagu varasemaid mingisuguseid episoode enam ei tule nii palju. Jah. No selles mõttes seda, kui keegi tahab minna vaadata, ega ma täpselt ei mäleta ka, 2 aastat tagasi sai esimene episood salvestatud, siis minu arust ma ütlesin esimeses episoodis, et see ei ole Austraalia podcast. See oli sinu jaoks väga tähtis ka. See oli minu jaoks väga tähtis, ma ei tahtnud alustada Austraalia podcasti. Jah, Austraalia on väga suur osa meie elust, enamus või suure osa oma täiskasvanu elust me oleme elanud Austraalias ja ilmselt jätkuvalt, kui me räägime oma päevakajalisi teemasid, näiteks Soulehe, mis on pood Austraalias ja äri Austraalias, siis see on Austraaliaga seotud, aga jah, et kas me nüüd teeme podcasti episoodi, et milline kõige parem toidupood Austraalias? Ma ei tea. Jah, no need on ja vaata jälle jäävad võib-olla rohkem sinna Instagrami ja TikToki kanti sellised asjad, et jah, aga pulmad Soulehe ja mis praegu toimub, ma lihtsalt nagu täna käisime täna kassikarsti juures, teises linnas ja me kõndisime ringi ja ma ütlesin ka, et nagu ma ei tea, mis toimub, et korraga jälle
on mingid nii suured otsused ja asjad vaja teha, et pood kinni, kuhu teha uus pood, mis on õige, kuidas strateegiliselt asjadele läheneda. Ja siis pulmad ja nagu seal need kõik on väga-väga suured otsused, suured asjad, neid otsuseid tuleb kohe ja kiiresti teha. Samal ajal tuleb, sa ei tohi emotsiooni pealt otsuseid teha, ja samal ajal on seal hästi palju raha ja riske mängus. Ehk siis nagu see kõik on selline virvarr ja siis samal ajal me peaks nagu mingit päris elu ka elama siin vahepeal, vaata. Teoreetiliselt võiks. Nii et täna räägimegi sellest alustame. Ja üks sellised lihtsad teemad, jah. Mina vaatasin üle enda notes'id, kus on mul kirjas mingisugused asjad, mis on meil jäänud podcastis rääkimata või keegi on midagi öelnud ja nii edasi. Mis me oleme nüüd 7 aastat saab septembris, kui me oleme Austraalias elanud. Eestis me käisime eelmine aasta juuli, mis tähendab, et selleks hetkeks me olime elanud peaaegu põhimõtteliselt 6 aastat Austraalias. Ja me olime Hansu vanemate juures õues ja rääkisime midagi ja öeldi, et võite külmkappi minna sealt, ma ei tea, seal on mingid jäätised või midagi, kui tahate. Ja ma mäletan, et ma läksin külmkappi ja võtsin külmkapist, mida sa naerad? ma olin väga segaduses, kuhu see lugu läheb. Ma läksin külmkappi, võtsin külmkapist jäätise, täiesti tavaline asi, läksin istusin maha, koorisin selle jäätise pakendist lahti ja hoian seda käes ja mõtlen, et midagi on nagu veider. Hakkasin sööma. Kuidagi nagu, et ma ei jõudnud mõelda, et midagi on veider, vaid ma lihtsalt hoidsin seda jäätist ja mingi imelik tunne oli. Ja siis ma hammustasin seda jäätist ja sõin seda. See oli täiesti tavaline mingisugune, ma ei tea, šokolaadi või vanilli, mis need tavaliselt topsijäätised on. Ja siis hoian seda ja vaatan Hansu poole ja sain aru, et ma ei ole 6 aastat topsijäätist söönud. Sest Austraalias ei ole topsijäätist. Nii on. Kas sa saate aru või? Nagu, kuidas 6 aasta jooksul ma kordagi selle peale ei tulnud või kas me ei osanud nagu puudust tunda topsijäätises, sest see kõige tavalisem, see vanilli ja see odav topsijäätis veel, vaata, see odav vahvel seal ümber, nagu kõige parem üldse lapsepõlv eive. No minule jäätis väga ei meeldi, nii et sellepärast ma arvan, et see on üks pool, miks mina ei avastanud seda jäätist või ma aga see on väga veider, et ma ei ole kuulnud ka mitte kedagi sellest rääkida, ikka kuuleme, et nagu spaasid ei ole. Kuidas rahvas ei räägi sellest? Et topsijäätist, nagu topsijäätis on üliloogiline asi ju, mis meil on nagu Eestis väga palju erinevaid variante. No, aga äkki peaks Austraalias turule tooma või? Jah, business idee kõigile. Tooge. Aga ma ei tea, kas see müüks Austraalias. Ja ma ei tea ka, kuidas sa seda paremini nagu müüd. Tops. Need nagu torud, need 3-nurga torud, need on. Aga ikka see õige, see lapsepõlve topsijäätis. Ei ole. Ja see tunne lihtsalt, kui veider see oli, kui sa hoiad seda topsijäätist käes ja mõtled, et midagi on kahtlast, midagi veider on. Ja see nagu taipamine, et ma ei ole 6 aastat mõelnud sellele, et ma ei ole söönud topsijäätist ja et nagu selline asi eksisteerib ja et nagu samas ei eksisteerinud Austraalias. Et mega veider. Et ja ma räägin, inimesed ikka räägivad, et oi, siin ei ole õiget, ma ei tea, hapukurki, hapukoort või kartulid on jube mõttetud valged ja vesised on või siis, ma ei tea, pole õiget siidrit või ei ole leidnud, vaata, või pole hästi kättesaadav, eks ikka tuuakse maale mingeid asju, aga need on jube kallid või mida iganes. Aga ma pole kunagi kuulnud, et keegi ütleks, topsijäätist ei ole. No võt, ma ei oska midagi öelda selle peale. See oli mul notesides kirjas, ma pidin selle siia ära rääkima. Teine asi, mis me oleme arvatavasti siin rääkinud ka, on see, et tuleb jäätisisu, tahad jäätist. Tahan ühte jäätist. Lähen toidupoodi, ei saa osta ühte jäätist. Pead 6 ostma. Pead ostma 6 jäätist või 4 jäätist või ühe selle tünni. Aga lihtsalt ja need tünnid on päris suured üks pulga jäätis ei saa. Tanklas saad ja see on ülikallis. Tanklas saad. Et tanklas on see mingi sama palju kui see pool pakki või terve pakk, kus sa saad poest osta 4 või 6 jäätist korraga. Nii et veider. Et sa ei saa minna poodi suvel, meil on enamik ajas suvi siin on ehk siis enamik ajas sa ei saa minna poodi ja võtta sealt, teeb ühe jäätise. Sa pead ostma 6 tükki. 6 tükki, 4 tükki. Jah, nii et kamba peale. Nii et crazy.
Crazy, vot, mis avastusi veel sul seal imelises? Spaad on ka, järsku tuleme ma ei tea, kas Austraalia ja Eesti erinevused, aga Mulle meeldib, et me just 3 minutit tagasi ütlesime, et me nagu Austraaliast ei räägi, enam. Ja nüüd Eesti-Austraalia ei, me erinevused. täna räägime kõigest, kohe jõuan pulmade ja soole juurde ka. Ma siis mõtlesin, et siis ma saan oma notes'id ära kustutada, et ma nagu teen selle notes'id umbes juba. Notes'id umbes, jah. Täna meile kirjutati ka, küsiti spa kohta, et kas kuskil on, et nagu ei ole leidnud ja et noh, kas on mingi koht, kus ma ei saaks mullivanni minna ja nagu kuidagi ööbida ka seal ja noh, Eestis ükskõik, kui me ütleme spa, ma ei pea rohkem seletama, kõik teavad, mida see tähendab. Austraallased ei tea, mis tähendab spa. Ei tea. Nende jaoks on spa see, kui sa lähed, ma ei tea, salongi kulme tegema või lähed sinna mingi sauna, mis on praegu jube popp saun ja siis see icebat ja siis see saun on 60 kraadi ja siis sa lähed hüppad oma icebati ja siis sa lähed tagasi sauna, on ju. Ja siis seal saab massaaži teha võib-olla ja see ei ole mingi pakett, vaid sa lähed, noh, salongi. Meie mõistes on see salong põhimõtteliselt, ma arvan. Ja siin on need spaad. Ja sellist kohta, et sa nagu lähed kuskile, ostad päevapileti ja vedeled kuskil mullivannis, väga keeruline leida. Väga keeruline. Meie leidsime ühe Gold Coastil, aga praegu näiteks ma ei suutnud seda üles leida uuesti. Ja. No mul ei olnud täna aega sellega tegeleda. Aga mina ei suutnud seda leida, aga noh, aga see oli ka selline, et sa läksid sinna spaasse, siis sa said seal mingi 2,5 tundi olla, need olid need nagu kodu, need mullivannid on ja mitte sellised fancy'd spa omad, nagu meil on Eestis. Minu arust olid ikka fancy'd ei olnud. Ei, need olid need kodumullivannid, kuhu sai 4 inimest istuda. Ja siis oli mingi saunaruum ja siis sa said lisaraha eest seal, ma ei tea, lõunat süüa ja siis ma ei tea, lisaraha eest said massaaži minna ja lisaraha eest said teha mingit näomaski. Et ikkagi suuresti jah, oli see enam-vähem saun ja mullivann on ja, mis oli nagu parem kui mitte midagi. Aga mis ma tahtsin öelda on Melbourne'i juures, kui keegi kuuleb ja tahab mingit spa kogemus, siis üks koht, mida ma soovitan ja kuhu ma täiega tahan minna, nüüd see talv ka kindlasti, on Melbourne'i juures, kas sa tead peast selle koha nime või? Ei tea, mingisugune hot springs, mingisugused kuumaallikad on, ma ei ole jah meelde. Teeme postituse Instagrami sellest. Ma nime ei mäleta, paneme selle siia alla kirja, teeme Insta postituse, aga ma arvan, et see on kõige ägedam koht, kõige sarnasem koht, kus me käinud oleme Austraalias. Ja see on looduslik spa nii-öelda. Seal on erinevad basseinid, 40 kraadi, 38 kraadi. Kumaveeallikad. See on suur ala, sa saad sinna päevapileti, ei ole, et saad ainult 3 tundi olla, et sa ikkagi lähedki sinna, kui tahad, lähed sellest hetkest, kui lahti tehakse, oled õhtu kell 11-ni ja tegelikult seal saab ööbida ka. Saab ööbida ka, jah. Ja väga äge koht. Ja et sinna ma soovitan minna, aga nime ei oska öelda praegu. Ei tule meelde jah, no kui vaadata Melbourne. Ja ta on Melbourne'i lähedal, kuumaveeallikad. Tuleb kindlasti välja jah. Nii et jah, ei, see on lahe koht, see on väga lahe koht. Sinna võiks kindlasti minna uuesti. Tuleme siis selle juurde, sulgesime enda poe. Ja. Küsimus, miks me poe kinni panime? Põhjuseid on mitmeid, aga peamine on põhimõtteliselt see, et meie praegune ruum ei sobi meile enam. See oli siuke ajutine lahendus. Ja me otsime endale püsivat poodi, butiiki. Ja. Et jah, põhimõtteliselt meil on hetkel, mis mõtlesin ka, et väga palju küsimusi on sellega tulnud, miks me poe kinni paneme ja et kas on mõistlik minna ära ostukeskusest ja need asjad, ma mõtlesin korraks sellest siin rääkida, et me jõuame sellest süvitsi rääkida Soulehe episoodis, aga põhimõtteliselt tegelikult meil sai aasta otsa täis nii-öelda ostukeskuses siis ja see pind, mis on tegelikult suures pildis ei sobi meile juba sellepärast, et seal ei ole tagaruumi, milline see pood tuli väga äge välja, mulle väga meeldib see pood, aga see pood ei ole selline, mille ma oleks ise tegelikult kunagi teinud. Me tegime selle poe selliselt ja ta näeb selline välja ainult sellepärast, et me saime väga hea diili ja me panime lihtsalt selle pinna enda jaoks tööle, aga selliseid klaaskappe, see ei oleks kunagi olnud nagu minu stiil, mida teha, et ikkagi tahaks sükest butiigilaadset asja. Või noh, see on mingi mitme asja segu, ma arvan, seal ei olegi eraldi mingit nimetust, võib-olla on, ma ei tea. Aga jah, see on nagu nii-öelda peamine põhjus ja siis nii-öelda lisaks sellele on ka see, et ma ei tea, vaata Eestis on nagu kuidagi kombeks, jälle ma ei tea, aga
kui mul midagi oli vaja näiteks Tallinnas, Mhm. siis ma läksin Ülemistesse, Mhm. Või Kristiini keskusesse Jah. või? istusin bussi peale ja sõitsin sinna ja Mhm. shoppasin oma asjad ära ja või Mhm. siis läksin taksoga koju ja mida iganes. Ma ei läinud elu sees ekstra mingisse poodi kuskile jalutama mingisse tänavale või ma ei Mhm. tea, on ju. Siis ma ütleks, et Austraalias sõltub jälle, võib-olla suures linnas on teistmoodi, aga kui me räägime sellistest mitte linnadest, kus sul on, ma ei tea, 4 miljonit inimest, Jah. siis siin on tavaliselt sellised peatänavad. Mhm. Kutsuvadki Main Streetiks seda ja seal on siis nii-öelda need põhipoed ja kohvikud ja ma ei tea, esimene Elu käib seal, noh. ja esimene mõte, kui mul, noh, kui ma olen kodus siin ja mõtlen, et lähme välja või saame kellegagi kuskil kokku või lähme jalutama kuskile, siis kuhu mujale sa jalutama lähed, kui mitte peatänavale. Just. Ehk siis S-asjana ma lähen peatänavale. Kui mul tuleb mõte, et tahaks midagi lõunaks süüa, siis S-asjana ma mõtlen kohvikute peale, mis on peatänaval, kus on väikesed terrassid, mõnus, lähen istuma. Ma ei mõtle, viimane koht, kuhu ma lähen, on ostukeskuse see Jaa. koht. Eriti Griffitis Eriti veel. Griffitis. Nii et see sõltub muidugi, aga ma ütleks, et kui panna järjekorda, siis ikkagi nagu see peatänav on põhikoht, kus inimesed shoppavad, arvestades veel meie sihtgruppi ja et see ostukeskus on nagu teisejärguline. Just. Ja ma ütleks, et see on üleüldiselt linnades niimoodi Austraalias, aga eriti siin meie kandis. Et selle ostukeskusega on natuke sihuke, et noh, sõltub vaata sihtgrupist ka, mis kellele ja nii edasi. Ja lõppkokkuvõttes me müüme luksuskaupa Mhm. ja Griffith on piisavalt väike linn, et lõppkokkuvõttes ei ole vahet, kus ma asun. Et see ei ole nagu selles mõttes pood, et jaa, inimesi võib juhuslikult sisse astuda, ostukeskused nad justkui on, seal poodi on neil nii-öelda, nad peavad selle otsuse tegema, et poodi sisse astuda versus nad kõnnivad, ma ei tea, meie poest mööda on ja seal ostukeskuses. Aga kogu asja point on see, et me ei müü selliseid asju, mida on inimestel selles mõttes vaja. Et nagu Jah, ei ma saan aru su pointist jah. ma ei oska seda paremini saada, muidugi kõigil on vaja ehteid, kõigil on vaja neid kristallikesi ja nii edasi, aga nagu neil nagu süüa on neil vaja. Neil on vaja, Suhkrut on sul vaja, sul ei ole vahet, sa ostad suhkru sealt, kus sul on kõige mugavam. jah, täpselt. Vahet ei ole, on ju, Jah. täpselt. Kui sa ostad ehteid, siis sa ei osta seda lihtsalt sealt, kus sul on kõige mugavam, kus sul kõige lähem kus sul on pood. vaja, jah. Jah, sa ostad sealt, kus sulle meeldib. Jah, ehk siis ongi, et see on luksuskaup, mis tähendab ikkagi lõppkokkuvõttes seda, et sa teed selle otsuse, et kas sul on neid asju vaja või sul lihtsalt tuled vaatama, sul on vaja kingitust, mis iganes, et lõppkokkuvõttes inimesed tulevad meie poodi meie asjade pärast, mitte selle pärast, et nad juhuslikult sinna satuvad. Nii et selles mõttes ei ole vahet nii väikses linnas, nagu me oleme, kas me oleme peatänaval, oleme me ostukeskuses või oleme me kõrvaltänavas, on ju. Et selles mõttes mingid asjad võivad seal rolli mängida, aga suures pildis jah, aga suures pildis, ma niimoodi koputan lihtsalt. Mis ma tahtsin öelda on see, et ikkagi peatänav on see koht, kuhu, kui linna tuleb uus inimene ja turistid, backerid, kõik, kes tulevad, nad lähevad Main Streetile. Ma arvan, et ma elasin Griffithis 1,5 aastat, kui mitte 2, enne kui ma sattusin ostukeskusesse. Ma ei mäleta, et ma oleks seal üldse käinud. Võimalik. Ma käisin seal ühe korra ja see oli prillipood, kui ma avastasin, et ma võib-olla ei näe kaugele ja ma läksin silmi kontrollima. Ja see oli põhjus, miks ma läksin sinna ostukeskusesse. Homme või mingi päev me lähme Soole poodi, hakkame asju kokku pakkima. Nii on. Ja oleme valmis avama uut poodi täiesti uuel kujul. Ja noh, selles mõttes 100% veel ei oska öelda, kus ja kuidas. Ainuke asi, mida hetkel julgeb ja oskame öelda, on see, et läbirääkimised käivad. Ja see ongi nüüd see osa, kus on nagu, et aga mina ju ei tea. Kust ma pean teadma neid asju või nagu kus ma sattusin üldse siia. Et mis see üürihind siis õige on, palju ma peaksin mingeid asju alla kauplema, mis on okei, mis ei ole okei, kas äripindadel üldse kaubeldakse, on ju, mis need tingimused on, kas ma peaksin, noh, ma ei tea, seal on nagu triljon asja. Ja nagu ma ei ole või nagu, ma ei tea, ma tõesti ei tea. Ja siis ongi siin vahel kuidagi. Mina täna, kui me käisime seal
mind nagu alati see illusioon järjest rohkem puruneb, et on alati siuke illusioon, et kui sa vaatad teisi ettevõtjaid või midagi, et neil on kõik selge, vaata. Nad teavad. Ja siis ma vaatasin, me olime ostukeskus, ma läksin vetsu ja siis alguses sa vaatad, et vetsus seina peal on siuke silt tehtud, on ju. Sildi peal oli kirjas, palun ära viska nätsu pissuaari. Vaatan, uhke silt on ju, keegi kuskil otsustas, me paneme sinna selle sildi. Kusjuures naiste vetsus oli, et palun ära, see oli teises kohas, aga oli, et palun ära sodi uste peale. Naised sodivad uste peale. Teil ei ole või? Ei, nagu Austraalias pole mitte üldse ostukeskustes, aga minu meelest see on Austraalias mega kombeks, nagu eriti need avalikud vetsud. Ei, ma pole kunagi näinud Austraalias, seinad kõik puhtsad. Kõik täis soditud lihtsalt. Mis asja? Naised hulluks just kuskil tanklas käisime, seal oli kiri. Ei ole, nagu praegu, kui me koju sõitsime tanklas seal. Täna jah, just. Puhas nagu prillikivi. Ei, seal oli ka puhas, aga seal oligi tekst. Seal oligi tekst. Aga muidu need on täis soditud. Ja siis ma vaatasin seda silti, seda uhket silti. Mõtlesin, keegi lasi välja teha on ju sildi. Siis ma vaatasin, see on lihtsalt siia selle õpetaja nätsuga pandud seina. See on lihtsalt... Mis asi? Õpetaja nätsuga? On õpetaja näts. See on seinanäts. Öeldakse õpetaja näts ka. Esimest korda kuulen. Come on. Minu, miks mitte rahvas? Õpetaja näts. Seinanäts. Seinanäts ma olen nõus. Aga ma pole kunagi kuulnud, et õpetaja näts. Okei. Õpetaja sööb seda nätsu või? Ei, õpetaja kasutab seda nätsu, et panna seintele asju. Okei. Nätsuga, ise välja prinditud, lamineeritud. Jah. Ja siis, et ei ole nii fancy, et lihtsalt oligi keegi, üks päev oli mingi, meil on see silti vaja, lähme kontorisse, prindime välja midagi, lamineerime ära, paneme seina peale. Kõlab loogiliselt, aga alguses läksin sinna sisse, vaatasin, kus on nagu lahendatud, on ju. Samamoodi nüüd, kui ma käin riidepoodides, siis on Bredaga koos käin riidepoodides, mina vaatan ainult, kuidas asjad on välja pandud. See on nagu nüüd see haigus ka vaata. Austraalias väga suur riidepood, Cotton on. Ja suured ilusad need pildid on ju, ja siis lihtsalt vaatan, mis need klõpatsid on, millega paberid kokku pannakse. Jah, ma ei tea ka nende nimetus. Kirjaklambrid, aga need ei ole klambrid. See, et saad otsast vajutada ja siis tuleb nokk tuleb lahti ja siis kui lased lahti, nokk läheb kinni. Nendega lihtsalt on pandud siukse papi külge, on pandud need modellide pildid. Nii, nad isegi ei ole kõvast paberis selle... Ei, see on täiesti tavalise paberi peal ja nii, et mis see kõvaks teeb, ongi see, et nad nende klõpsudega, et nagu... Ja, kõik on need odavad lahendused tulnud vaata tegelikult. Ma arvan, et see on sama nagu kui sa oled noor, kui sa oled laps, siis sul on siuke tunne, et kõikidel täiskasvanutel on elu nagu selge. Nad on nii täiskasvanud. Jah, nad on nii täiskasvanud, nad käivad tööl, ta teab, ta täpselt, tal on kõik välja planeeritud. Ta saab iga kell jäätis. Ja sa ise täiskasvanuks ja sa saad aru, et sittagi ei saa aru. Jaa. Kõik on lihtsalt improvisatsioon. Kas jääme ellu või jää? Ja mul on tunne, et ettevõtlus iga päevaga on täpselt sama. Et lihtsalt fake it till you make it ja paned edasi. Päris nii ei ole. Päris, selles mõttes ei ole, aga lõppkokkuvõttes sa lihtsalt teed, lahendad ära probleemi. Ja, see kõik näeb, mina mõtlen ka, et see kõik näeb nagu nii fancy, et ma ka mingi, et okei, et ma nagu pisendan hästi palju seda, kui me räägime mingid asju, aga ma ei tea, see ja see on ja. Et mul on endal siuke tunne, et täna me rääkisime ka korraks seda, et me nagu pisendame ise mingeid asju, sest me ise sellel sees, see on nagu loomulik käik, asjad juhtuvad, sul on vaja, nagu ma ei saa ju, palju asju jah, me mõtleme ja planeerime ja teeme, aga palju asju lihtsalt sõidab iga päev sisse ja ma pean tegema kohe otsuse. Mul ei ole aega siin, nagu ma ei saa oodata, et mõelda pool aastat, mida ma teen või mida ma ei tee, see otsus tuleb täna teha praegu kohe. Ja mingid sellised asjad ja selle järgi nagu õpid ja teed on ja siis ongi see, et see kõik tundub et siis sellega, et see kõik tundub nii tavaline, loomulik, nii käibki on ja siis see tundub, et see ei ole, tegelikult ta ei olegi nii fancy vaata ja siis me vahepeal nagu pisendame ennast, nagu kogu seda protsessi sa pisendad, sest on suuremad eesmärgid ja tahaks ju järjest rohkem ja kaugemale on ja siis järgmisel hetkel on see, et okei, et aga astume korra kõrvale siit ja mõtleme korra, mida me teinud oleme
et kui me nüüd ei oleks kõiki neid otsuseid teinud ja ei teaks kõike seda tausta siin taga ja korraks seisaks kõrvale, kui äge. Ja tegelikult on praegu ka äge, aga lihtsalt vahepeal unustad selle ära, hakkad pisendama ja siis on mingi ei mõtle, kui ägeda asja me oleme teinud. Jälle, tõusud mõned kogu aeg, see niimoodi käib, vaata. Nii ta käib. Aga samamoodi tegelikult, kui selle Centrali nii-öelda ostukeskuse teema oli ka, me teadsime kogu aeg, et see on ajutine. Tuleb aeg, kus saab 1. aasta täis, mingid otsused on vaja teha ja nii edasi. Ja see aeg nagu mingid teemad ja otsused tulid nagu justkui välk selgest taevast. Mina nutsin silmad peast välja, mina ei tea, mis mina nüüd teen, me peame mingi asja tegema, mina ei tea, milline on õige otsus on ja. Aga tegelikult me teadsime esimesest päevast saati, et see otsus tuleb tegelikult ühel päeval teha. Ja lihtsalt üks päev tuli see päev kätte. Ja siis ma ei tea, nutan tühjaks ennast, siis järgmine päev mõtlen, okei. Siis hakkad vaikselt ketrama mõtlema, kuidas mingeid asju teha, teed ühe otsus ära, teed teise otsus ära. Ja nüüd on mingi, ma ei tea, kolime, kuhu kolime, läbirääkimised käivad. Ja nii edasi, et samamoodi kuidagi see poe avamise asi ka, et eelmine aasta tegelikult mina olin ju palil, ma tulin, sina olid ka. Eelmine aasta samal ajal, ühesõnaga, eelmine aasta maikuus me tulime palilt tagasi koju ja meil oli plaanis aasta alguses, me istusime Soulehe asjadega maha, tegime prognoose, panime numbrid kirja ja meil oli plaanis avada pood septembrikuus. Jah, see oli algne plaan. Ja me jõudsime 5. mai Austraaliasse ja me avasime 17. mai ostukeskuses poe. Jah. Nii juhtus. Ja meil ei olnud nagu 5. mai, kui me maandusime Austraalias, meil ei olnud ühte plaaniga, et me avame poe nüüd. Kogu aeg oli see, et me avame poe septembris. Negatiivne. Nii et jällegi tuli pakkumine, tuli teha kohe see otsus ja siis selle järgi töötada, on ju. Kõmm. Nii et jah, ühesõnaga, ma ei tea, kas see nüüd võttis kokku, mis toimub või mitte. Ma loodan, et see ei olnud väga nagu mulli ajamine ka, aga jah, see mõte lihtsalt, et see kõlab kõik nii nagu jah, et teised ettevõtjad kõik teavad, mis nad teevad ja see sama nagu näide, et tegelikult ka ju, mismoodi me hakkasime mingid lahtiolekuaegu panema poele, on ja millal, kus peab olema samamoodi mingisugused need prinditud paberid, kõik näevad ilusad, fancy'd välja. Tegelikult ise prindime, ise teeme, ei saada kellegile neid tegema, on ja nii edasi, et enam ei tundu nagu kõik teised asjad enam ka nagu nii kuidagi suured ja fancy'd ja nii edasi. Ja teine mõte, mis sa ütlesid, et sa vaatad nüüd poodides neid riidepoe mingisuguseid väljapanekuid asju. See reaalselt, see on nagu kutsehaigus, vaata. Et nüüd iga pood, kuhu ma lähen, eriti ehtepoed, asjad, ma ei käi väga tihti nendes, aga kui käin, mööda kõnnin, ma ei vaata ehteid. Ma vaatan kõike muud. Kuidas on väljapanek pandud, kust kohast jookseb valgus, mismoodi on lahendatud vaataaken, mis värvi kamma siin on. Ja see on minu lemmik, et nagu kui ma näengi suurtel nagu brändidel mingi, kuidas see lahendatud on? 2-poolne teip ja nojah, mõtlesin, et teil on siin mingi uhkel lamineeritud särgid värgi, 2-poolse teibiga on seina pandud. Või siis kõige parem, ükskõik kuhu asutusse sa Austraalias lähed, nagu sa lähed kõige fancy, ma ei tea, kliinikusse, kirurgi juurde, kes küsib väga-väga palju raha oma enda teenuse eest ja nii edasi. Sa jõuad sinna fancy'sse kabinetti, sa pole võib-olla kunagi suhtes käinud või siis lähed, ma ei tea, fancy'si loomaarsti juurde, vahet pole, kuhu sa lähed. Igal pool sa leiad seal foyees või väljapanekus või nende riiuli pealt mingi Kmarti staffi lihtsalt. Kmart on igal pool. Et nagu need kontoritarvikud, need riiulid, ma näen asjana seda, sest mul on ka need. Täna käisime meil käis Smokey, kus ta käis, mis selle koha nimi eesti keeles on? CT scan, kompuutertomograafias. Jah, ühesõnaga. Mingis fancy's kohas on ja. Skänniti ära terve pea. Ja istusime, seal oli oote järjekorras olid toolid, mis meil on uuesti rassi peal, Kmartist. Nii et kõik siuksed asjad, et ei ole nagu, et lõpuks kui niimoodi, sa ei pane tähele neid asju, sa ei vaata neid, nagu miks ma peaksin, ma pole mitte kunagi varem vaadanud seda, aga nüüd ma käin ringi ja ma näen ainult neid detaile igal pool. Ja see arutelu ka vahepeal vaata, minge, see on ülihuvitav, minge mõni päev poodi ja vaadake neid detaile, kuidas on, kus kohas need riided ripuvad. Näiteks me käisime üks päev spaas. Ja ma mõtlesin ka, üks suur ruum,
mitte spaas, vaid massaažis, noh, ma juba Austraalias, eks ole. Üks suur ruum ja mingi, mina ei tea, 16 erinevat seda kohta ja kardinatega vaata, no nagu Aasias, Tais või kus iganes. Siis ma huvitav, kuidas see pandud on ja siis ma vaatan, ongi ülevalt mingid torud pandud, sinna vahele mingisugused traadid ja põhimõtteliselt noh, nagu vannikardin vaata. Ja nüüd, kui ma mõtlesin, et meil oleks Soulehele vaja panna uude poodi võib-olla mingisugune fotostuudio nurgake või midagi sellist, et kuidas seda nagu kardinaga lahendada, aga kui laed on liiga kõrgel, siis ma mingi, seal massaaži place'is oli vaata niimoodi ja siis ma rääkisin sulle, on ju. Et nagu mingid siuksed asjad, ülipõnev tegelikult. Nii et minge, ma soovitan minna kuskil niimoodi ringi käia ja korraks vaadata, mismoodi mingid asjad on lahendatud. Ja siis on näha, et maailm ei tundu kõik nii nagu fancy ja kõik teavad, mis nad teevad. Lennunduses ka, noh, selles meil lennukid on nagu, noh, lennukid on ju väga reguleeritud ja asjad on ju. Aga kõik Ma ei tea, kas ma tahan seda teada. ei, lennukid on, noh, lennukitega sai jama, on ju. Jah. Aga nagu ongi, noh, ma ei tea, ongi autol või mingil masinal või mingil asjal midagi katki, siis kõik tulevad ütlevad ka, ja ma ka ei tea. Mõtleme välja siis. No jah, parandad ja mõtled välja, kui niks korda saad, on ju. Et jah, lahe. Ei, minu arust on see nagu lahe siuke avastamise retk ja iga päev on uus päev. Aga see on üliäge nagu, jah, see on nagu see äge pluss ettevõtluse mõttes, mis nagu käib kaasas sinuga, aga see ongi nagu, see on ükskõik, mis alal sa ju töötad tegelikult, et sa vaatad neid asju teise pilguga. Absoluutselt. Et lihtsalt nagu selle ettevõtluse mõttes võib-olla sa vaatad nagu erinevate asjade puhul seda vaata või nagu inimeste nagu teenuse osutamise pärast nagu, ma ei tea, asja nagu inimene müüb mingit toodet, ütleb, et see on tema, ma ei tea, käsitöö või mis iganes asi, mul asjana jookseb peas ju tegelikult, kui palju aega see inimene sinna paneb, bla, bla, bla. Noh, kas või see sama asi, et ma ei tea, me ei ole kunagi riideid müünud, on ju. Tundub siis, väga tüütu minu jaoks. Väga tüütu ja noh, siis ongi, et aga kui sa müüd riideid, siis see peab olema nagu noh, mingi alates mingist summast, aga siis on juba see, et selle sama raha eest ma ostun poest need riided, on ju. Et ongi, et lõpuks see Austraalias on siis väga popp äpp on Depop. Ei, on popp või Deep. Minu arust on Depop, ei ole. Sõnaga, vist jah, punane see äpp on igal juhul. Otsige, Austraalia punane. Ei, minu arust oli Depop, ei olnud. Ja vist midagi sarnast või oli, ma arvan, et oli popp seal lõpus, jah. No igal juhul. Ja vaatan praegu, vaatasin mingeid asju sealt ja inimesed müüvad mingi $3 ja $5 ja $10 mingid asju, on ju. Ja siis ongi see, et okei, väga tore müüd oma mingi stuffi maha, aga nagu mõtleme nüüd sellele, et sa teed pildid, siis sa paned need sinna ülesse. Juba $3 läinud ammu, nagu selles mõttes, et see on ju aeg, sa pead nagu, noh, sa ei tee suvaliselt neid pilte, sa pead ikkagi panema ilusad pildid, et üldse see atraktiivne oleks kellegile, et see üldse silma jääks, mida iganes. Või valgus, bla, bla. Siis okei, teed pildid, paned selle üles, kirjutad kirjelduse ja siis inimesed hakkavad küsima mingit mõõte ka veel. Õudne, nagu sa pead sellega tegema, mina ei tea ju, mis mõõdud on S, mina ei tea. Okei, inimesed ei küsi, siis ma ei tea, keegi ostab näiteks ära, sul on vaja pakkepaberit, on ju? Ja siis sa lähed postkontorisse, kui sa sinna jala ei lähe, siis autokütus, edasi-tagasi kütus, aeg, kõik siuksed asjad. Elu sees sa ei mõtle niimoodi tegelikult, aga nüüd nagu kõik asjad lähevad selle järgi, ehk siis kui keegi ütleb midagi, et tema, ma ei tea, tunnihinne on see või mingi asi on too, siis ma saan aru, miks ja mul ei teki küsimus, miks mingi siuke summa, sest nagu noh, ma kujutan ette, mis see teekond seal taga olla võiks, vaata. Et selles mõttes, ma ei tea, kas see tundus loogiline või ma läksin liiga ringiga. Ei, ma arvan, et see on loogiline ja minu jaoks see ka ei... Et jah, et lõpuks ongi see, et sa müüd selle $10 maha, on, noh, lõpuks ongi see, et see pakkepaber ja need pildid ja kõik see aeg, mis sa sinna paned, tund aega lõpuks kokku või pool tundi, on ju rohkem väärt. Jah. Noh, sõltub selles mõttes, et muidugi taaskasutus ja riideid ei tohiks ära visata ja kõik see ka, aga selle point rohkem oli nagu selle lahti seletus, et ma kunagi varem ei mõelnud ju niimoodi sellele. Taaskasutada saab palju kiiremini ka riideid, on ju. Ühesõnaga, et minu point ei ole see, et ei peaks müüma mingi, ma ei tea, $10 riideid, et ikka võib müüa ja nii edasi, aga lihtsalt, et see point, et kuidas
sa mõtled, vaata, et kas sa mõtled asjana nendele asjadele, et kui palju sul lõpuks aega selle peale kulub. Absoluutselt. Ja aeg on kõige väärtuslikum vara põhimõtteliselt meil. Nii on. Et, aga jah, noh, ma arvan, et inimesed ei mõtle selle peale, et noh, üritadki lihtsalt oma mingitest seal riietest lahti saada ja ei ongi, ja tegelikult, kui sul on aega, miks mitte, vaata. Aga ma lihtsalt mõtlen, et kui keegi pakub mingit teenust ja ütleb, et minu raha on, ma ei tea, $300 selle teenuse eest, et siis mul ei teki mõtted, et issand, kui palju või bla, bla, bla. Noh, sõltub, kui see minu jaoks palju, siis see minu jaoks palju ja mina ei saa seda teenust osta, on ja. Aga et see ei tähenda, et ta küsib enda teenuse eest palju raha, vaid nagu, et ma kujutan ette, mis ma ei tea, et tema teekond seal taga võib olla, et inimesed ei küsi niisama siukseid summasid, on ja. Just. Kuidas me Depopini jõudsime? Ma ei mäleta, aga igal juhul ettevõtlusest me vist rääkisime. Nii et ma arvan, et jätame selle Soulehe teema kõrvale, jätame Soulehe episoodi. Jah. Ja ma tahtsin siia vahele, enne kui me midagi muud räägime, ma tahtsin siia vahele mainida, et äkki, noh, nüüd juba siin ilus stuudionurgak, eks ole, meeleolu valgused on ju, fancy värk. Äkki nüüd tuleb teine sünnipäev. Tuleb tunnusmeloodia. Kes teab, on ju? Kes teab? Äkki tuleb. Ei ole tegelenud absoluutselt sellega. Mitte, see ei olnud nagu süke, et mingi äkki tuleb, et nagu juba on tehtud. Ei ole. Reaalselt ütlen, et äkki tuleb. Jaa. Nii et see oleks nagu lahe. See oleks nagu lahe sünnipäeva kingitus meile kõigile. Meil on mingi nädala pärast sünnipäev, miks mitte leive. Jah. Täna on 21, meil on 12 päeva aega. No ei tea, noh, võimalik. Nii et vaatame. No nii, ja sa tahtsid veel... Vesi on liiga kaugel, ma ei ulatu seda jooma. Vesi on kaugel, jah. Ma panen maha siia endale. Seda me ei mõtlenud läbi väga, et see vesi on kaugel. See joome ka veel samal ajal. Ma ei julgenud võtta. Miks sa ei julgenud? Ei tahtnud nagu pausi sisse teha. No jah, aga kui me mõlemad samal ajal joome, siis ei saa ju. Reaalselt, ma mingi vesi on nii kaugel, et ma 50 mintsa lindistanud ja ma ei ole vett joonud, ma mingi davai, ma joon vett ja Hans ja sa kaanid lihtsalt samal. Okei, räägi nüüd sina, ma hakkan vett jooma. No, Brenda nüüd joob vett, aga vaata, see ongi, paned ilusti valmis kõik uues stuudios on ja ei mõtlegi selle peale, et käsi ei ulatu lauani. Nii et... Ma tegelikult mõtlesin, aga mõtlesin, et suva. Et küll ulatub. Noh, et nii kaugel nüüd ka ei ole või ebamugav. Alguses vahet ei ole, ühesõnaga. Nii, pulmad. Jah, meil ongi viimased, ma arvan, 3 päeva niimoodi. Soulehe uus pood, disain, värgid, särgid, oot, pulmad. Oota, aga meil ei Soulehe pooleli. Soulehe. Kuule, oota, see pulma jutt ei lõppeni rääkimata. Pulmad. Niimoodi. Oota, homme lähme vagasse, see kassivasi on vaja teha mingi. Nii, pulmad. Oota, nädalavahetusel tulevad koerad meile. Me peame garaažis mingid asjad tegema. Oota, keegi peab siia tulema, terrass on vaja ümber tõsta. Okei, nii. Lõuna on olemas, õhtusöök on olemas. Nii, pulmad. Nii, okei, lähme vaatame nüüd pulma kohti, meil on kõne saab läbi, nii arutame oma vahel, okei, räägime selle Soulehe asja ära, okei, saadame maaklerile selle kõne, me oleme kokku leppinud, ütleme need summad, ütleme selle 2., 3., 4. asja, nii, kõne, uus koht, vaatame pulma kohta ja niimoodi on see käinud. Ja sellepärast võib-olla nagu, ma ei tea, mulle praegu tundub, et see episood oli nagu siiani hetkel on olnud selline, et ma ei tea, mess. Mul on selline tunne, et ma 3 tundi salvestanud. Nagu hästi ongi, hästi sassis on kõik. Et me rääkisime sellest ja nagu ei rääki mitte midagi. Või rääkisime või? Ei, ma arvan, me rääkisime ikka. Ma rääkisime väga õpetaja nätsust ja topsijäätisest. Ma ei mäleta rohkem. Ma arvan, väga heast contenti. Ja ma olen täna öösel magan mingi mega vähe, ma ei ütle kellegi nagu vähe. Miks? Sellepärast, et magama peab vähemalt 8 tundi. See on nüüd see joon, mis me tõmbame. See on see joon, mis me tõmbame, jah. Et sa ei räägi, palju sa magad. Kõik teised. Ma magasin vähe. Meil on toidumürgitused. Tuleb mõlemast otsast, räägime lood ära. Ja see, mitu tundi sa magad, see on sinu joon. Noh, vähemalt nüüd teame. Sealt jookseb piir, et nagu
magamine on kõige tähtsam üldse. Magamine on püha. Jah, vähemalt 8 tundi peaks magama. Ja ma magasin väga vähe ja meil oli väga pikk päev. Tõusime kell 6, et smokikarsti juurde minna. Jah, tõsi. Ja ma ei tea, mis kell on. Igal juhul. Kell saab 9 varsti. Kui välja ei paista, siis igal juhul on väga nagu, minul on peas ka hästi nagu suur sasipundar. Kaos ja et ma lihtsalt ei suutnud, et mul ongi siuke tunne nagu 2 aju oleks peas ja üks räägib soole, pulmad, soole, pulmad. Oota, aga kuidas me kõike seda päriselt teeme, vaata. Paanika, siis on mingi, mõtle kui äge kõik on. Jälle paanika, ehk siis nagu hea, et mingi paanika hoogu ei saa lihtsalt iga natukese aja tagant. Aga jah, samas on päris lahe ka. Ja tundub, et see pulma asi oli niimoodi, et me vist natuke rääkisime sellest ja nüüd me otsustasime, me leppisime nii palju omavahel kokku, et me päris kõike praegu teile rääkida ei saa. Ja. Sellepärast, et pärast keegi napsab meie asjad ära. Absoluutselt. Nii et me ei saa öelda, kus me võib-olla pidu teeme või võib-olla ei tee. Ma ei tea. Mis on catering, mis on neid asju me teile ei avalda. Õhtujuht, kõik asjad. Neid asju me enne teile ei räägi, kui kõik on kindel. Jah, kõigil on raha antud. Sina oled minu mees. Sina oled minu koht. Sina oled minu toidutegija. Jah. Aga jah, ühesõnaga, tulles eelmise 2 episoodi tagasi me vist sellest rääkisime, kus me küsisime hinnapakkumisi ja nii edasi. Ma mõtlesin, et nagu me peame natuke andma konteksti nagu kogu sellest pulma teemast, et võib-olla me ei rääki nüüd jälle tausta nagu, ja siis on nagu kuidagi meie jaoks tunduvad loogilised mingid asjad, aga kõrvalt võib-olla tundub, et te võib-olla päris hästi ei tea, et päris nii ei käi asjad, on ju. Nagu meie. Et ma lihtsalt nagu mõtlesin, et äkki räägime sellest korraks, et ei jääks kõlama, et mis mõttes, et me saadame nagu päringud ja siis meile tuleb vastus, et see koht on kinni või tähendab, see kuupäev on kinni ja see on nende kogu vastus, et mina arvaks, et loogiline oleks, et kui teile mõni muu kuupäev sobib ja väga paljud ka vastasid niimoodi, et kui teil mõni muu kuupäev sobib, et siis arutame läbi, et võib-olla mingitel päevadel on erinevad hinnad ja mida iganes on ju. Ja et ma saan väga hästi aru, et resto businessis või toitlustuses või kuidas ürituste korralduses käivad asjad ja kui pikalt neid asju ette bukitakse, et me ei planeeri pulmi selleks suveks, eks ole. Et me planeerime pikalt ikkagi oma pulmi ette. Tahtsin selle siia ära mainida, lihtsalt jälle nagu mingi tagasiside osas on ja. Ja teine osa on see, et me tutvusime Hansuga tööl. Tõsi. Ja me oleme Hansuga töötanud kokku resto businessis põhimõtteliselt 8 aastat, 6 aastat. 2 peale kokku nagu või? Ei, ikka inimese peale. Ikka inimene. Kuidas seda võtta kõike teada keeruline? Ma ei tea, mis iganes aastaid selles mõttes. Et enne siia tulekut aastaid. Ma ütleks, et nipa-napa 12 aastat siin ja seal. Jah. Ja selles mõttes, et me ei töötanud, et resto business nüüd kõlab, et võib-olla me töötasime restoranis, kus oli restoran on ju. Et me töötasime kohas, kus oli väga suured üritused, kus oli väga palju üritusi. Vist eelmine episood mainisime ka, et me oleme mõlemad ürituse korraldajad olnud. Et selles mõttes, et ma olen ise olnud see inimene, kes võtab päringuid vastu, kes saadab hinnapakkumisi, kes koostab toidumenü koos, ma ei tea, peakokaga räägin läbi, siis saadan hinnapakkumised. Üritusel olen kuni tordini kohal, kõik sellised asjad. Pluss me mõlemad oleme teeninduses olnud, mida iganes ühesõnaga. Point on see, et me oleme selles maailmas väga palju sees olnud, või ma ei tea, kas väga palju, aga me oleme selles. Oleme ikka oma jagu pulmi ja üritusi näinud, ütleme nii. Jah. Et ma nagu ei nõua ega arva mingisuguseid asju lihtsalt tühja koha pealt. Ma tahtsin seda siia öelda. Ja teine asi, mis ma tahtsin öelda, on see, et meil on mingid asjad pulmadega hästi nagu paika pandud, ilma et me oleks hullult palju neid kunagi rääkinud. Juba sellepärast, et me oleme väga palju pulmades Hansuga käinud. Ja just tööl, mitte külalisena. Keegi kutsunud ei ole. Ei, mina olen ikka mõnes pulmas külalisena ka käinud. Ma olen ühes käinud. Kahju. Aga ega ma ka, jah, selles mõttes. No lao oma suur number välja, mitmes sa oled käinud?
ma ei mäleta, ma ei tea. No võt, nüüd hakkab 3. keerutama. 3. No see 3 korda rohkem kui mina, noh. Vist 3, jah. No igal juhul, point on see, et külalisena ja ma olin mingi laps põhimõtteliselt, kui ma käisin 2, on ja. Aga ma arvan, et pulmades. Need ei loe. Miks ei loe? Ma olin üldsegi lilleneiu 1. Ei, 2. Ma olen 3 pulmas käinud, 2 oli lilleneiu. Jah. Võt. Oleks me seda teadnud, ma oleks öelnud õele. Et ma oleks lilleneiu. Brenda on juba 2 olnud, et tal on vaja siin ka olla lilleneiu, oleksid visanud seal. Kas sa viskasid nagu päriselt? Ei, ma olin nagu lilleneiu. Ma olin lilleneiu, kes hoidis lilli. Ma mõtlesin, lilleneiu on see, kes tuleb, paneb sinna, mis see vahekäik on. Ei, tema ei ole lilleneiu. Tema on sõrmuse tooja. Ei, see, kes lilli viskab. Jah, ta viskabki lilli ja siis annab sõrmused. Ei, aga see, kellest mina räägin, see tuleb enne pruuti. Noh, ta on lihtsalt pruudi enne kõndi. Ma ei tea. Ühesõnaga, lilleneiu, mida mina tean, on siis see, et on sa olid rohkem nagu lillehoidja. Ja siis oli 2 lilleneiut. Sa olid inimvaas põhimõtteliselt. Ma olin lilleneiu, mis tähendab, ma hoidsin lilli. Minu meelest mulle pandi veel rätik käte peale niimoodi, et ma hoidsin käsi niimoodi. Noh, ettekandja, lillekandja. Ja pruutpaarile sooviti õnne ja lilli tuuakse pulmas. Ehk siis lilled ju asetati mulle sülle. Ma olin lilleneiu. Nojah, väga hea. Jah, me otsustasime, et meil ei tule pulma lilli. Jah. Nagu, et külalised lilli toovad. Jah. Me mõtlesime väga laheda asja välja, aga seda me ei räägi veel. Jah, veel ei räägi, aga no suht tõenäoline on see, et me järgmine päev lendame Eestist minema. Jah. Ja mitte lihtsalt, et me lendame Eestist minema mingi nädalaks, arvatavasti miinimum aastaks. Jah. Igal juhul, mis me rääkisime enne seda lilleneiu asja? Lilleneiu, pulmi planeerime. Lõpeta ära. Mitmes pulmas, et me oleme palju pulmades käinud. Ühesõnaga, vahet ei ole mitmes pulmas me külalisena oleme käinud. Ma tahtsin öelda, et me oleme käinud väga paljudes pulmades, kus kohas me oleme pulmi teinud. Ma arvan, et mingi 100 pulmas, kui üle selle kindlasti. Ja lisaks, mina töötasin Eestis niimoodi, et ma töötasin ühes kohas, aga ma käisingi vahepeal mingi pulmi tegemas nädalavahetusel ühes mõisas. Ja nii et omajagu pulmapidusid näinud küll. Olen isegi pulmades olnud, kus on mingid väga õudseid õnnetusi juhtunud ja erinevaid pulma isasid näinud, erinevaid üritusi näinud, mida pulmades korraldatakse, kuidas lahendatakse erinevaid asju. Ja teine osa siis, et siin Austraalias me oleme ka, ma arvan, laias lastus 2 aastat. Noh, nüüd viimane aasta me ei ole käinud, aga enne seda 2 aastat mina ikkagi kevadel ja sügisel on siin siis pulmahooaeg. Mina käisin iga nädalavahetus pulmas, kui mitte 2 pulmas cateringis tööl siis. Ehk siis, ja Austraalias on hästi kombeks. Ma korra mõtlesin, et võib-olla me siis järka episoodi jõuame seda rääkida praegu, võib-olla mitte. Räägime Austraalia pulmadest. Millised näevad Austraalia pulmad välja, aga me räägime jällegi, et Austraalia on nii suur, et arvatavasti nagu piirkonniti, et meil on siin nagu Itaalia, Austraalia siuke väike miks, et need on nagu hoopis teised pulmad, kui me võib-olla ette kujutame. Yeah. Nii et räägime sellest pärast. Aga jah, ma tahtsin seda siia taustaks tuua, et kui me sinna natuke jonnime ja vingume mingite asjade kallal, et siis see ei tule nagu selles mõttes tühja koha pealt, et natukene oleme kursis selle asjaga. Ma lihtsalt tean, mida ma tahan ja ma ei tea, mis siis on. Et nagu ma ei tea, On sul öelda ka? Ei, mul on öelda seda, et ma tean, mis ma tahan ja ma küsin, mida ma tahan ja ma eeldan, et ma tegelen professionaalidega ja kui inimesed ei ole professionaalid, siis ma teilt teenust ei võta. Lihtne. Jah, aus. Jah. Ja eile siis meie käisime vaatamas pulmakohti ja huvitav on see, et ma ei tea, mis värk sellega on, aga vaatad ja mõtled ideaalne koht. Kõik check, kõik on olemas, kõik on tore ja siis me lähme nii-öelda koha peale, füüsiliselt kahjuks mitte, aga nagu videokõnes oleme kohal on ja siis nagu ei ole õiget tunnet. Ei kliki. Jah.
kõik on oska. nagu olemas, Kõik kõik on on olemas. hästi, aga mingi värk on. Check, aga Mingi terve aeg tšiki on nagu Jaa. Nii et ei tea, ühesõnaga see pulmade värk on siukene, et eelmine kord, kui me episoodi tegime, siis ma olin nagu hästi tige. Mis sa naerad? et see oli tige. Ma olin väga tige nagu kogu selle asja peale, et nagu Jah. need summad on üüratud. Jah, Brenda läheb pulmade korraldamise ajal väga tihti tigedaks. Jaa. Ja huvitav, et nagu muud asjadega ma ei lähe üldse niimoodi. Ja siis ma olen kogu aeg mõelnud, et kõik räägivad, et see pulma korraldamine on nii stresslala. Noh, miks see nii stress asi on, vaata, et nagu ma saan aru, et see on oluline, aga nagu jah, mis asja nagu, noh, selles mõttes, et Mina olen vanarahu ise selles mõttes. meil on asjad väga teistpidi, et kui muidu olen mina see impulsiivne inimene, võib-olla natukene rohkem ja Hans on see rahulik, siis meil on nagu täiega ümber vahetunud kõik see värk. Ma olen umbes 10 korda lubanud Brendale meil külalisi välja visata pulmast juba. Jah, ma mingi, miks sa üldse kutsud neid siis? Mingi, keegi toob valge kleidiga, viskan välja, keegi teeb seda, viskan välja, keegi teeb toda, viskan välja. Keegi kutsub mingeid inimesi sinna, viskan välja. Ma mingi äkki nagu kõigepealt nagu ütleks, et noh, kui keegi peaks, noh, ma tõesti seda ma eeldan, kuigi ma saan aru, et inimestest ei tohi eeldada asju, mida sina arvad, et on loogiline, sest me oleme nii erinevad ja nii edasi, aga ma tõesti eeldan, et meie sõprus ja pereringis, kes on meie pulma kutsutud, ei ole kedagi. Ja nüüd oleks nagu mega hull, kui oleks ja ta ei tea ja ei kuule podcastiga. Kes igaks üks, et keda me pulma kutsume, sest et me ei ole kutseid välja saatnud. Jah, sa ütlesid, et kes on kutsutud, siis võib-olla keegi kuulab, kes arvab, noh, see võib olla hiljem ka nii, aga meil pole kuupäevagi. Õde kuulab podcasti ja mingi, noh, ja need inimesed, kes on kutsutud, mingi, ma ei ole kutsutud. Ma ei tea, mul ei ole. Ei, meil on nagu, kõik on nii alguses, et mingid kutseid keegi saanud ei ole, kõik on salastatud info, ainuke, mis meil on peolist. Kõik on salastatud info, aga jagame seda avalikus podcastis. Jah, aga me ei jaga siin ju midagi otsest. No, detaile veel ei jaga, jah. Jah, ühesõnaga. Inimesed, ma eeldan, et nad ei tule valges kleidis. Ma oleks väga üllatunud, kui keegi tuleks. Ja ma olen üleüldiselt üllatunud, aga ma just nägin, kas kuskil TikTokis vist. Jah, sa vist saatsid mulle. Jah, oli, kus venna pulmast visati välja tüdruk, kellel oli valge kleit, aga see oli väga selline nagu, ma ütleks siuke aussi, väga lilleline, siuksed roosad lilled, et ta oli valge põhjaga kleit, aga hästi palju roosasid lilli oli. Ja talle öeldi, vaheta kleit ära, pruutneitsid. On need pruutneitsid või? Jah. Pruutneitsid olid need, kes olid nagu läinud, et kohe vaheta kleit ära või mine ära. Ja ta läks nii närvi, et ta ütles, et ta läheb ära, sest see kleit ei ole valge. Vahet pole, mina ei tea, kas see oli õige, ei olnud õige, selles mõttes. Sellest ma ei saa lihtsalt aru. Et sa ei vaheta ära või? Jah. Või jah, oma venna pulmas ka veel. Et see on nagu, see päev ei ole absoluutselt. See ei ole sinust selles mõttes. Isegi kui ma läheksin kellegi pulma ja mul oleks roheline ülikond ja keegi ütleb, et su ülikond on liiga sarnane, ma oleks mingi davai, no problem, ma ei tea. Kuidas me lahendame selle probleemi? Ma ei taha, et see inimene kelle päev see on, et tema tunneks kuidagi moodi. Jah. See on nagu basic empaatia või ei või? Jah. Ja see nagu väga lihtne asi on dress code teha, vaata, et see lahendab nagu ära selle hirmu, et äkki keegi tuleb. Ja noh, vaata, valge on ju, ja siis on nagu elevandiluu ja siis on ibori ja siis on nagu mingid beežikad ja nagu siuke hästi, et minu meelest see ei ole valge. Minu arust on 100% kõik inimesed, kes lähevad valges põhimõtteliselt pulma, teavad, et nad arvatavasti käituvad valesti. Muidugi. Nagu, et ei ole mingi, oh my god, ma ei arvanud üldse, et see on nagu valge. Jaa, aga kui nõme ja isekas see saab olla. Jaa, see on mega isekas. Aga ühesõnaga see TikTok, mida ma nägin, seal kommentaarides siis oli mingi, noh, kes siis oli tema poolt, kes olid vastu ja seal oli nagu mingi tšikk, kes saatis pildi, et mina läksin üldse niimoodi pulma. Ja ta oli nagu täiesti, noh, kui see ei oleks olnud bluus ja seelik, et seal vahel oli natukene seda kõhuvalget või seda kõhu beeži riba näha, valge kõht. No nahavärvi seda kõhtu näha, on ja. Kõht oli ka valgeks tehtud. Full
pulmakleit põhimõtteliselt. Ja siis ta mingi, mina käisin nii ja polnud mingit probleemi. Ma ei tea, võib-olla käis India pulmas, vaata, seal ei olegi valge teema näiteks. Noh, ma ei tea, pigem mitte, aga ma arvan, et see on kõigi mingi hirm, ma arvan, et kõik räägivad nagu, kes on abielun, palun kirjutage, kas teil oli nagu see arutelu või kas oli kuidagi nagu käis läbi, sest ma usun, et see käib kõigil läbi. Aga ma arvan jah, et sellega kuidagi see, dress code'il on mitu pointi, miks ma tahan dress code'i teha. Millalgi võib-olla räägime lähemalt jälle nendest asjadest, aga see on jälle üks asi, vaata, et valgel on see rist peal, vaata. Aga see on jälle nagu, see on tõesti loogiline, et see ei saa olla nagu mingi asi. Aga pulmade osas me oleme käinud kohti vaatamas ja nii edasi. Ja täna me siis sõitsime Vagasse ja tulime Vagast koju ja ma arvan, me oleme 3 päeva järjest rääkinud pulmadest. Ja ma sain aru, et kui me muidu ei tülitse ja muidu mingeid asju ei ole, siis pulmateemad nagu mingite asjadega ajavad ikka ilgelt nagu kettasse. Sest me sõitsime veel niimoodi koju, et Hans oli roolis ja mina istusin Smokiga taga. Ja siis me vaidleme kõige mõttetumate asjade üle ka. Mitte see, meil on väga üks nägemus, kus peab pulmapidu olema, mismoodi see olla võiks, milline lauakate, millised tulevad toolid, mis sööki me tahame, täpselt sama. Easy. Väga lihtne. Teeme siukse tordi. Muidugi üliäge. Dekoratsioonid põhimõtteliselt. Lebo. Jälle, kõik sama on ja hartasti bänd, ensemble, bänd DJ, näeme asju väga sarnaselt. Järgmisel päeval poolparty, mismoodi, mis me sinna paneme, kõik teeme need joogid kindlalt, vaata, tuleb see. Ja siis me räägime nagu mingitest mingitest tegevustest või mingitest asjadest. Toome näite. Ma mõtlesin, me peame seda siin podcastis rääkima. Ei, selles mõttes, et ma tean, et kõik nõustuvad minuga, nii et... Toome näite. Ja ma ei saa siin kõike rääkida, nii et siin ei ole mingit nõustumise asja, sest ma ei saa enda poolt täielikult rääkida. Aga mina nägin, ma ei tea, Pinterestis või kuskilt nägin mina pilti, kus oli tehtud pulmabingo. Mis oli päris lahe. Ma mingi ülihea. Ma olin... Brenda näitas pilti, ma ütlesin, väga hea idee, mulle väga meeldib. Ja siis me hakkasime sellest rääkima ja me läksime jumala tülli, või nagu me ei läinud tülli, aga me ei tule mingid bingot, mitte ühtegi mängu me ei tee pulmas, jumala suva, oleme lihtsalt seal, las inimesed istuvad ja joovad lihtsalt täis ennast ja sööme ja need ongi meie pulmad. Järgmine päev on poolparty ja siis ulpime flamingo peal ja joome ja oleme tünnisaunas ja need ongi meie pulmad. Mitte ühtegi mängu ei tule, sest me ei saa mängudega kokkuleppele. Ja point siis oli see, et mina näitasin, tahtsin seda bingot näidata. Mõtlesin ülilahe asi, mida teha laudadele ja siis seal bingos olid näited, et leia keegi, kes tuli 1 tunni kauguselt siia. Just. Seda võib-olla me ei teeks, sest võib-olla suht paljud tulevad, aga et kes tuli, ma ei tea, 4 tunni kauguselt on ju. Või teisest riigist või mis iganes. Või siis mul oli näide, et leia siit inimene, kes mida sa näed? Et minul oli näide ja see oli ühesõnaga selline see bingo värk seal oli ja siis me tuli jutt sellest ja siis ma oligi mingi Oota, kas seda ei öelnudki, et mis... Ja ma kohe räägin. Okay. Ja siis minul oligi näide, et me teeme bingo on ju ja siis me paneme kõikidest pulmakülalistest mingisuguseid fakte sinna ja siis inimesed ju peavadki omavahel suhtlema, et saada bingole nimi põhimõtteliselt. Et seal ongi mingi ala, et kes on läbi reisinud 46 riiki näiteks. Ja siis Ans oli mingi, no ei tea, seda bla bla bla, aga et äkki nagu, kuidas me siis teame, et ei, seal peab olema, see ei saa nii spetsiifiline olla, et seal peab olema ikkagi nagu mitu inimest on ju, et umbes 7 inimest vastavad sellele, vaata. Ja siis samal ajal ta oli mingi aga siis nagu võiks võitja sellel olla ja et ma räägin sellel. Sa räägid juba valesti. Sellel võiks olla. Ma ei mäleta järjekorda. Sorry, ma ei mäleta järjekorda. Aga ühesõnaga see oli mingi teema ja siis oli, et aga siis võiks olla nagu, minu point oli lihtsalt see, et kõigel ei pea olema võistlus, kõigel ei pea olema võitja ja nagu mänge ja asju on niisama ka siin elus, mida lihtsalt niisama teha, et see oleks fun. Ja
ja et see pulmabingo on lihtsalt, et inimesed suhtleks omavahel. Just. See ongi kogu asja point, on ju. Aga äge oleks, kui nad saaks ju vastuseid ka teada või mis iganes. Jah, ma tulin mõttele, et okei, et võib-olla õhtul loetakse, ma ei tea, need vastused ette, on ju. Ja ma ei tea, vastus on Hans, vastus on, ma ei tea, Kaisa, on ju. Ja nii edasi. Aga et siis oli, et ei saa olla ühe inimese vastus, sest see peab olema laialdasem, et näiteks kes tulevad, kes on tulnud välismaalt ja seal on meil, ma ei tea, 15 inimest näiteks, et sa võid ükskõik mis vastuse panna. Aga siis tekib küsimus, et kus on nagu võitja või ma ei tea. Ja see oli, et võitja võiks ka olla, samal päeval vist ei saa, no seda siis ütles Hans, et teeks siis näiteks, ma ütlen selle siin lihtsalt, et teeks teisel päeval nagu, et ma ei tea, mis see võitja, ma ei tea, mis see auhind, ma mingi, et jaata. Sa lihtsalt revid praegu kontekstist niimoodi. Et sa ei saa nagu auhinda teha, vaata, et kuidas sa kontrollid järgmine päev seda, kui sul on nagu mingid 100 õiget vastust seal ja inimesed nagu, et sul ei saa olla üks võitja, võib-olla kõik vastavad õigesti, suhtlevad omavahel, vastavad õigesti. Siis sul peab olema mitu auhinda, sul ei saa olla üks võitja. Ja see on mingi et aga ma ei tea, mis see olla võib, suvaline näide, et näiteks teisel päeval, kui meil on pool party, et siis need inimesed saavad ennem valida välja omale flamingod. Või mingid basseini asjad. Lihtsalt näide. Aga kogu asja point on see, et igal asjal ei pea olema võitjat ja miks me mingit auhinda jagame ja miks me üldse nagu seda teeme, vaata. Ja miks me võime panna sinna bingosse üldiseid inimesi, nagu üldiseid asju, kes on tulnud Austraaliast, aga miks me ei võiks sinna panna fakti, et kes on läbi reisinud 46 riiki. Kas nüüd võin mina ka rääkida? No räägi. Brenda siin viskas igalt poolt. See, mis meelde jäi, mul võib-olla tuleb meelde pärast juurde. Aga miks mina arvan, et see ei tohi olla nii spetsiifiline, sest et ma olen nõus. See mäng on mõeldud selle jaoks, et inimesed kohtuksid, suhtleksid, räägiksid. See on selle mängu point. Eriti, kui meil on inimesed, kes elavad Eestis, inimesed, kes elavad Austraalias, sõbrad Eestis, kellega me suhtlesime võib-olla lähemalt mingi 10 aastat tagasi või 5 aastat tagasi, erinevad seltskonnad põhimõtteliselt. Ja et siis nad suhtleksid ja minu arust oligi see bingo mulle väga meeldis see idee, sest et see nagu ühendab neid inimesi ja nad räägivad ja ongi see, et kes tuli väljaspool, et sa peadki nagu minema suhtlema ja teada saama inimestest. Aga nõus, aga kui see läheb väga spetsiifiliseks, ehk siis vastus on üks inimene, siis minu mõte on lihtsalt see, et siis see enam ei ole nagu suhtlemise mäng, see ei ole üles ehitatud selle jaoks, et paljude inimestega sa ikka suudad rääkida ühe õhtuga, et sa lõpuks ei jõuagi selle inimeseni. Et see nagu... Aga bingosse ka ei saa jackpoti. Ei, jackpoti ei peagi saama, aga point ongi see, et sa lihtsalt leiad neid inimesi, et minu arust ikkagi peaks olema seal... et sa oled rääkinud inimesega, kes siis tuli välismaalt, kellel on, ma ei tea, midagi rohelist seljas, sa räägid kellegagi, kelle nimi on pikem kui 10 tähte, ma ei tea, mingid süüksed asjad, laialdased, räägid, aga et minu sama arust... Sama mõte? Jah. Aga see spetsiifika ei tööta hästi minu arvates seal. Aga kui sul on seal nagu 20 erinevat või 30 erinevat lahtrit, siis kõik ei saa olla üldine. Et nagu seal võiks olla midagi spetsiifilisemat ka, et see ei oleks see, et rohelise kleidiga, et seal oleks midagi huvitavamat ja mitte nii üldist, et sa ikkagi ei leiaks neid inimesi 5 minutiga ülesse. Ja oleks mingi, kas see on ja mingi bla bla vaata tehtud täpike kirjas. Ja vahet ei ole lõppkokkuvõttes. Vahet ei ole, kas see on spetsiifiline, minu meelest võiks see vabalt olla megamiks kokku, on ju, mis minu jaoks nagu läks üle võlli ja mis ajas me nagu vihale ja kus kohas see kõik nagu eskaleerus edasi, oli see, et ja siis sellel peab võitja olema. Ei pea. Ja auhind ei pea, aga see tuli sinna sisse. Selle sa võtsid kuskilt, ma ei tea. Seda ma lihtsalt, see oli lihtsalt arutelu käigus, nagu reaalselt, täna oli esimene päev, kui me sellest bingost rääkisime, kui me räägime uuest asjast, siis
see on see, kuidas me lihtsalt asjadest räägime. Me mõlemad oleme, me lihtsalt viskame õhku ideid. Ma ei tea, teeme uue poe. Mis siis, kui ma ei tea, taevas sajaks lund alla poes, lahe oleks. No ma ei tea, lihtsalt alati ei ole kõik reaalsed, alati ei ole kõik head ideed. Ja siis millegipärast sa selle võitja, see, et ma korra mainisin, et äkki võiks järgmine päev olla võitja ja minu point oligi see, et nad võidavad midagi hästi mõttetut selles mõttes, et järgmine päev ja siis ma tõin selle ühe lolli näite, et nad saavad valida ja siis ei ole vahet, nad võidavad kõik apelsinijärg, vahet ei ole, mida nad võidavad, midagi lolli, aga lihtsalt, et aga sa ei serveerinud tol hetkel seda niimoodi mulle, vaata. Ma olen suht kindel, et ma serveerisin seda niimoodi. Ei, aga nagu ma mõtlen seda, et mis oli nüüd kogu selle asja tuuma taga. Sina ajasid oma asja, mina ajasin oma asja, mõlemad saime asjadest erinevalt aru. Sina nägid seda bingot, kui ma seda reaalselt Pinterestis korra sulle näitasin, ise korra vaatasin, sinu peas oli see ühtemoodi, minu peas teistmoodi. Minu peas oli nii, nagu seal Pinterestis oli. Oli või? Ja siis, et me näeme erinevalt mingeid asju, on ju. Aga mis nagu kogu asja tuum, nüüd millele me jõuame analüüsid, on ju, miks see ajas nii närvi või nagu miks see oli mingi, ärme siis tee seda bingot, et nagu kõigel ei pea võiti olema ja mingid asjad. Lihtsalt mulle nagu, ma ütlesin, liiga palju asju on käimas ja mulle tundub, mitte mulle ei tundu, see on kindel värk selles mõttes, et me teeme asju väga tihti üle võlli. Me lähme asjadega liiga suureks, on vaja teha bingo, prindi lihtsalt see bingo välja, tehtud, mõtleme võib-olla mingi lisavidine sinna juurde, valmis. Me lähme nii süvitsi, nagu see sama, mis me juba rääkisime siin, ostame robot-tolmuime või selle muruniiduki maja taha. Lihtsalt aega pole aega tegeleda, ostame lihtsalt selle robot-muruniiduki tehtud, valmis. Okei, probleem, kuidas maja eest niita. Suva, ostame selle maja taha, siis tegeleme edasi, vaata. Väga pikalt sellega tegelenud ja siis on mingi, see pidi lahendama probleemi, et me võidaks aega juurde ja siis me mingi davai, lähme tagasi, mõtlesime Eestis selle siis on ja välja, lähme tagasi Aussi, ostame selle robot muruniiduki ja järgmine hetk on mingi, tead, mis ma mõtlesin, räägime maja omanikega, lõikame aia sisse augu ja siis nii suure, et see robot tolmuimeja saab minna maja tagant maja ette ja siis programmeerime sinna mingi selle asja ja siis on jälle see, et kas me ei pidanud selle kuradi robot tolmuimeja ostma selle jaoks, et muruniiduki. Kas me ei pidanud seda selleks ostma, et meil on mega kiire, mul ei ole aega praegu 30 minutit nädalast, et lihtsalt, tund aega oli vana maja, tund aega või üle selle, et lihtsalt muruniita, et ostame selle muruniiduki, las ta teeb selle suure ala ära, me saame hakkama selle maja esisega, me ei hakka rääkima maja omanikega, kelle meili sa ootad, ma ei tea mitu nädalat, siis hakka seal mingi, ma ei tea, seda aeda ümber ehitama, lõika aiale auk sisse, nagu miks me teeme asju nii suureks alati, vaata? No, et oleks põnev ka ilus, Jah, ja siis nagu nende pulmaasjadega on eriti see, et me ei jõua lõpuks mitte kuhugi niimoodi, et kui me teeme kõik asjad nii suureks, siis sinna läheb väga palju aega, sinna läheb väga palju raha ja nii edasi ja siis see nagu ei sobi. Või nagu see lihtsalt, ühesõnaga, see on üle minu mõistuse praegu, et arutada, mis peab bingo ühe ruudu sees kirjas olema, vaata. Et nagu, ja teine asi ongi see, et see võitmise teema ka ikkagi, et sinul on lauamängud, asjad, peab olema nagu, ei, sul ei ole seda, et sa pead võitma, aga sellel peab point olema, et õigesti mängime, õigesti teeme neid asju värki-särki, vaata. No muidu ei olegi pointi. No ja kas me ei või lihtsalt tellida trips-traps-trulli panna seda näiteks sinna ja me ei tee lisa asju sellele. Ma ei ole öelnud kordagi, et me peaksime midagi sellist tegema. Ja ma ei öelnud, et bingol peab võitja olema. Ei öelnud. Ma peaks vaatama see, meil on autos see pardakaamera. Peaks välja võtame välja, vaatame, kuidas see vaidlus päriselt oli. Sest praegu ma hakkasin mõtlema, mul on selline tunne, et võib-olla isegi sina tõid selle võitja idee siis esimesena. Ei. Ei viitsi enam, kell on 9 õhtul, ma ei viitsi pardakaamerast hakata videoid läbi vaatama. Meil oli see teema korraks, et õhtujuht
on õhtujuht või? Jah, õhtujuht loeb siis neid inimesi ette, kui need nii-öelda spetsiifilised asjad või siis tekkiski probleem sellest, võimalik, et tõesti mina tõin, kui ma praegu mõtlen, sest sinul tekkis kohe see, et kui ma seda ütlesin, siis sinul tekkis see, et aga kui meil on nagu, ma ei tea, 7 vastuse varianti, vaata. Ja siis mul oligi mingi, et aga siis ta loeb 7 vastuse varianti ja siis me jõudsime selleni, et see ei sobi nagu õhtusse. Ja siis ütlesid, aga siis teeme see järgmisel päeval ja siis teeme auhinna ja siis ma mingi, mis auhind. Aga siis see nagu võitja, et ei pidanud võitja olema, vaid pidi olema see, et lihtsalt õiged vastuse variandid, seda ma ütlesin, et õhtujuht loeb välja õiged vastuse variandid, et siis inimesed teavad, et nagu viktoriinis on, kes on, ma ei tea, läbi reisinud 46 riiki ja siis kõik karjuvad mingi nime, mida nad teavad ja siis õhtujuht ütleb õige vastuse. See ei tööta pulma formaadis, aga nagu põhimõtteliselt seda saaks teha teine päev mikriga poolpartil, vaata, kui me tahaksime seda teha. See oli see teema. Ja siis sa ütlesid, ja siis on võitja. Aga siis tuligi see, et kuidas saab võitja olla, kui vastuse variante nii palju erinevaid ja võib-olla võidab mitu inimest ja sealt siis läks kogu see, et me mõlemad jooksime rappa sellega. No. Ja siis läksimegi, jooksutasime ise ennast kokku, vaata. Lasta alla bingo. Ma usun, et meil tuleb veel mingeid asju, aga ongi jah, veider on see, et need on need mingid veidrad väiksed asjad. Nagu need mõttetud asjad tegelikult, mida üldse tegelikult vaja ei ole, vaata. Üldse ei huvita see bingona, nagu selles mõttes. Aga jah, nagu ta on äge tegevus, vaata. Ei, ta on äge, see mõte mulle väga meeldis kohe, kui sa näitasid mulle seda, aga suures plaanis nagu, las olla see bingo. Nii et... Jah, mina tahtsin siia teha väikese üleskutse, kui keegi viitsib, kirjutage kommentaar või kirjutage kommentaar, mis te, ma ei tea, kõige ägedamad tegevused, mida te pulmas näinud olete, kus te ise käinud olete, ägedad mängud, võib-olla nime ära saatmise mingid, ühesõnaga, kui te olete käinud kunagi pulmas, mis on ägedad asjad, mis teil on pulmast meelde jäänud, palun kirjutage kommentaari, meie saame lugeda, me saame rääkida nendest järgmine podcast, saame arutada neid asju, me ei pea neid arutama otseselt, et pigem ma küsin neid selle jaoks, et äkki saab ägedaid ideid ja väga palju inimesi kirjutas meile TikToki ja Instagrami ka, et nad hoiavad täiega silma peal pulmade teemadel, sest neil on ka pulmad tulemas, nad tahavad ka ideid. Nii et või siis jagage, mis teie pulmas oli, mis teile meeldis ja mis oli äge mõte. Saaksime mingid mõtteid, kui viitsite. Jah, andke teada, kellel bingomängu osas õigus oli. Ja. Näed, ja siis ta ütleb, et võitjat ei pea olema ja või mis iganes, aga... Ei, no sellel peab olema kindlalt võitja, siin on siis näiteks, 1 versus 1. Kui me vlogis arutasime mingeid asju, mis see oli? Rahvast rohkem kui inimesi. Jah, seal sina võitsid. Jah, aga mul oli mingi, et rahvast rohkem kui inimesi. Hans ei olnud kunagi kuulnud sellist väidet. Nagu õpetajanets. Jah. Öelge, on õpetajanets. Ehk siis, mul mingi siuke väljend on olemas, kuidas sa ei tea seda. Et jätke meile kommentaar vlogi alla, palun. Et see selline on. Ja kõik panid, ma ei tea. Aga see ei olnud võistlus. See oli lihtsalt, et nagu rahvast rohkem kui inimesi on väljend ja inimesed ütlesid, et on tõesti ja nüüd sa said teada, et selline väljend on olemas. Ma sain targemaks. Nii et see ei olnud võistlus, et ma võitsin, vaid nagu saad aru. Nii et ei tea, kes seda võistlust ikkagi selle bingoga teha tahtis. No võt. Sellised mõtted teile siit uuest stuudiost, selle pulmaga on, nagu me ütlesime, miljon erinevat mõtet veel, mis ma mõtlesin nüüd siin rääkida, aga jätame selle mingisse järgmisse nädalasse. Oli midagi põnevat ka või? Ei, muidugi, ma ainult põnevaid asju räägin, kui seda ma vahepeal räägin igavaid asju. Ei, ma just mõtlesin, kui on midagi väga põnevat, pane siia otsa veel. Ei, ta on rohkem filosofeeriv sisekaemus. Aha, nüüd ma tahan eriti teada. Ei, see ei ole midagi nii huvitavat. Anna mingi vihje vähemalt. Jäta mingi vihje, ma tahan teada. Sest sa ei räägi mulle enne, kui me järgmist podcast episoodi teeme ju. Ei, ma olen sulle rääkinud seda juba. Anna siis vihje, siis ma tean natukene. No, õhtujuht. Aha. Seda tahad rääkida siin või? Ma nüüd ei tea, me peame magama ära minema. Inimesed ei kannata kuulata enam sükest Okei. Trambulaid,
Davai, räägime õhtujuhist siis järgmine kord. Järgmine kord räägime, nagu lubasime, me räägime ka, meil on tegelikult juba nädal tagasi küsisite Soule kohta küsimusi, me lubasime, et me vastame neile, räägime sellest ja natukene räägime rohkem, mis hetkel toimub. Nii et seda juba järgmisel nädalal põhimõtteliselt sünnipäeva episoodis või? Ma ei tea, ma pean vaatama kalendrit, millal sünnipäev päriselt on. Miks mitte senikaua nagu alati, miks mitte Austraalia Instagramis ja TikTokis. Andke meile pulma soovitusi, sest me tahame kõige lahedamat pulma maailmas. Pulma tegevuste soovitusi? Kõike. Andke kõike. Pulma kohti ei ole vaja enam teada. Kõige parem toit, mis te olete saanud, kõige parem tort, mis te olete saanud, kõige parem õhtujuht, kes teil on olnud, kõige parem mustkunstnik. Kas me rääkisime sellest siin? Ma ei tea, aga minu arust on hästi naljakas, kui inimestel on pulmas mustkunstnik. Mitte midagi kellegi vastu, kellel pulmas mustkunstnik, aga mina ei telliks. Või äkki tahad, ma teen sulle kingituse, väike tule show. Keerutame seal, jah. Igastahes minu arust need on mõlemad naljakad asjad, nagu näiteks Tais saare peal tuleshow, lahe, pulmas, ma ei tea, ja nüüd lähme õue tuleshow'd vaatama, ma ei tea, kuidagi nagu ei sobi. Aga nii et jah, Instagram, TikTok, mis meil veel on? Meil on email, tulge konsultatsiooni, miks mitte austraaliat.gmail.com. Tšau! Patreon, Spotify, boonus. Olge mõnusad, näeme järgmisel nädalal. Tšauki, tšau! Tšau!